Nüüd tuleb esinema Peep Nõmbalts ja kohe näete ka tema ettekande slaide. Palun. Nii, aitäh selle võimaluse eest ja siin te ei näe ühtegi slaidi küll, aga näete mitut kuva ühe kuvastiku osana. Pealkiri on jutumärkides ja need on Johannes Aaviku sõnad, osundus niisiis pärineb just sellest raamatust Keeleuuenduse äärmised võimalused, mille ilmumise 100 aasta juubelit me ka möödunud sügisel tähistasime. Nagu siin on juba ka kõlanud, mitmes võtmes oli Johannes Aavikule oluline harida, õpetada, selgitada, veenda, Aaviku sõna, eks ole, sest nagu ta seal keeleuuenduse äärmistes võimalustes põhjendas, harit keel ei või tekkida ilma vastava kultuurita rahval. Nii et kuigi meil on harjutud Aavikust, Johannes Aavikust rääkima eelkõige või tihti ka ainult keeleuuendajana, siis mulle tundub järjest enam, et see keeleuuendus ei olnud tal mingi eesmärk iseeneses, vaid see oli ka vahend, nagu tema meelest keel ise oli vahend või on vahend, riist, masin, nagu ta on väljendanud. Aga see oli lahutamatult seotud tema tööga õpetajana nii üldhariduskoolis kui ka ülikoolis, hiljem haridusministeeriumi ametnikuna ja nagu siingi täna oleme näinud ja kuulnud, kui palju ta kirjutas, artikleid muidugi eriti palju, aga ka mahukaid õpikuid ja koostas sõnaraamatuid. Ja muidugi ei maksa unustada, et ta tõlkis palju ilukirjandust. See oli tõesti tal sealhulgas hirmu ja õuduse jutud, niisugune keeleuuenduse, uuendusliku keele levitamise vahend, turundusnipp, kui tänapäeva sõna kasutada. Aga kõik see kokku Aaviku jaoks teenis ikkagi eelkõige ja kokkuvõttes rikka ja omanäolise rahvuskultuuri huve. Nii et nagu ta kirjutas sel samal 1924. aastal ilmunud õigekeelsuse ja keeleuuenduse põhimõtetes, siis jällegi asi, mida tänapäeval võiks olla põhjust rohkem meelde tuletada, et mis keel on, mis sõnad on. Iga sõna tähistab midagi, millest me mõtleme, iga sõna tähistab mingit mõistet ja kui meil on erialakeel, siis sõna on erialakeele sõna ehk oskussõna ehk termin, aga ka kõik üldkeelesõnad tähistavad midagi. No, jätame kõrvale puht abisõnad, aga nendelgi on tihti oma kindel tähendus. Ja just see, mis siin on mul sinisega esile tõstetud, et selleks, et me saaksime teadlikuks sellest, millest me õigupoolest mõtleme või mida tunneme või mis meie meeleolu on, siis me ju sõnastame selle. Ja teine oluline mõttekäik selles samas lõigus, et keeled ei ole üks-üheses vastavuses kunagi. Et igal keelel on oma sõnavara, igal keelel on oma grammatika, nagu siin osunduse lõpus
Aavik rõhutab, et keele omapära ei ilmu ainult sõnades, vaid enamgi veel grammatilises ehituses. See on asi, mida tõlkideski tuleb meeles pidada ja eriti tõlkides vältimaks halbu sõnasõnalisi tõlkeid. Sest kui me mõtleme ka sõnaraamatute peale, siis sõnaraamatutes, nagu kõik teame, on tihti ühel lähtesõnal mitu sihtkeele vastet ja ei ole sugugi nii, et kõik need vasted sobiksid ühte ja samasse konteksti alati. Nende seas võib olla sünonüüme, täissünonüüme, aga tihti ei ole. Ja mõlemat, nii sõnavara kui ka grammatikat käsitles Aavik keeleharijana põhjalikult selles mahukas eesti õigekeelsuse õpikus ja grammatikas, mille sissejuhatuses ta pidas vajalikuks nentida, et see on koostatud ametliku keele alusel ja ametlikus keeles. Ja miks põhjendab, et igaüks võiks seda usaldada kui ametlikult maksva õigekeelsuse ja õigekirjutuse allikat. Ja tagasihoidlikult lisab ta seal, et mõnes harvas kohas on julgenud avaldada ka oma erinevat seisukohta. Aga ametlik keel ei jää ebaselgeks mitte kellelegi, kes seda loeb. Ja tulles natukene teise nurga juurest tagasi Jaani kõneldu juurde, mida Johannes Aavik arvas koolide keeleõpetusest. Ta lootis ja uskus, et koolid saaksid kõige rohkem mõjutada keele arengut, eriti õigekeelsuse seisukohast, aga sealsamas nentis ta, et on mitu põhjust, miks see ei õnnestu. Ja pääpõhjused, nagu ta siin loetleb, esiteks vigase keelega kirjandus ja ümbritsev kõnekeel. Tema keeleõpetaja, eesti keele õpetaja peab üle jõu võitlema sellega. Keeleõpetusele määratud liigvähene ruum koolikavades ja tundides teise pääpõhjusena. Ja kolmandaks üldine ajavaim, mis ei soodusta keeleõpetuse harrastamist, vaid vastupidi, seda pigem takistab ja kahjustab. Ja kui siit nüüd edasi mõelda, kuidas Aavik jätkab seda mõttearendust, et ei ole veel meil arusaamiseni jõutud, et ei piisa ainuüksi sellest, et meil on eesti keel ükskõik mis kujul, vaid et väga tähtis on mitte keele enda pärast, mitte keel iseenesest ei ole tähtis, vaid rahvuskultuuriliselt on tähtis, milline see keel on. Ja nimelt, et see oleks rikas ja haritud kultuurkeel ja et vähemalt haritud eestlased oskaksid seda tarvitada õigesti. See on siis selle teose sissejuhatuses 6. leheküljel, mis olid nummerdatud rooma numbritega leheküljenumbrid. Kui me mõtleme nende samade Aaviku esitatud takistavate punktide peale, siis tänapäeva seisukohast, milline on nüüdsete tekstide ja kõnekeele mõju haritkeelele või kas nüüdiskoolis on piisavalt ruumi eesti keele õpetusele. Ja kõige olulisem, millele igaüks peaks mõtlema, et kas oleme oma koolis
ja ülikoolis teinud piisavalt, et eesti keel oleks tõesti rikas ja haritud kultuurkeel ja et haritlased oskaksid seda tarvitada selgelt, täpselt ja paindlikult, olenemata sellest, mis erialal nad end harinud on, mis eriala asjatundjad nad kitsamalt on, aga selleks, et suhelda ühiskonnaga, on kasulik haritud kultuurkeelt, rikkalikku sellist kasutada. Ja nüüd tulen tagasi küsimuse juurde, mille esitasin 10 aastat tagasi sel samal konverentsil, kas tänapäeva keelekorraldus on uuendus või sabassörk. Ja selle toonase ettekande põhjal kirjutatud artiklist, selles artiklite ja arhivaalide kogumikus, mis siin on ka näha ja saadaval, kellel huvi on, sõnastasin selle niimoodi siis 10 aastat tagasi, et viimaste aastate keelekorralduslik tegevus on kaugel sellest, mida on peetud üldiselt keelekorralduse ülesandeks, nimelt kavakindlast kirjakeele seadmisest, rikastamisest, keeleideaali otsinguist ja asjaliku mõtte selgest väljendusest. Ja kui me mõtleme selle peale, mis on keelekorraldus, kuidas see peaks toimima, siis kindlasti mitte ei tohiks keelekorralduse mõte ega eesmärk olla vastutulek neile, kes ei suuda või ei soovi selget ja rikast kirjakeelt ära õppida, sest kui me mõtleme meid iga päev mõjutavatele tekstidele, ka tänapäeval, mitte ainult Aaviku ajal, iga päev meie kõrvu ulatuvale kõnekeelele, siis kõik see ju mõjutab igaüht paratamatult, isegi neid, kes teadlikult keelesse suhtuvad. Nii et ma arvan, et võiksime küsida, mis on nende 10 aastaga meie keelekorralduses muutunud. Muutumise suund ei ole muutunud ilmselt. Tundub, et mida aasta edasi, seda ilmsemalt sörgitakse lohaka keelekasutuse sabas, seda kirjeldatakse, aga ei pürgitagi selget harit keelt soovitama ega väärtustama, olgu siis nii-öelda ametlikuna või lihtsalt selge haritud keeletarvitusena. Ja ma ei ole ainuke, kes nõnda on täheldanud ja mõelnud, on palju teisi, kes on sellele korduvalt tähelepanu juhtinud viimase 10 aasta jooksul, aga näib, et sabassörkijate karavan läheb edasi. Hea kolleeg, praegune emeriitprofessor Krista Kerge on muu hulgas Sirbis kirjutanud 3 aastat tagasi, meelde tuletanud, seda ta on korduvalt varemgi kirjutanud ja mitte ainult tema, et keel on meil olemas teksti kujul ja kirjakeel on teadlik traditsioon, mida on teadlikult kujundatud ja mille mõte ja ülesanne on säilitada tekstide mõistetavus ja stiili vastuvõetavus üle põlvkondade. Ja mis on selle artikli ajendanud ja paljud teised, ka need, millele siin edaspidi osundan ja veel rohkem neid, mida siin ei jõua esitada, on see, mida me praegu päevast päeva saame hõlpsasti sirvida sõna veebi kaudu.
igaks juhuks tuletan meelde, et sõna veeb on pelgalt tarkvara liides. See on veebikeskkond, mille vahendusel meile on esitatud Eesti Keele Instituudi ühendsõnastik. Ja kuidas see ühendsõnastik on koostatud, sellest lühidalt on siin osunduses Krista kirjutanud, mis on sõnaveebi taustaks. Et žanriliselt määratlemata, suures osas spontaansed veebitekstid, nende massiiv korpusena ja tõdeb siin üsna ühemõtteliselt, et ei ole õige pakkuda ebamäärase korpuse leide tegeliku ühiskirjakeele pähe, vaid et pigem on see alaesindatud ühiskeel, mis on veel teadvustamata ja suhtlusväärtus kindlaks tegemata. Ja Krista jätkab õssi tähtsustamisega, et see on ühest küljest kirjakeele normi seaduslik alus. Nagu me teame, siiamaani on veel kirjakeele alus 2018. aasta õigekeelsussõnaraamat. Ja seda tõesti kasutatakse väga palju. Ja haritkeelt, kui see nüüd ümber sõnastada, saame tundma õppida eelkõige sellest sõnaraamatust, õigekeelsussõnaraamatust. Ja kui me tahame teada, kuidas rahva hulgas keelt on kasutatud, ilma et see tingimata oleks haritkeel, siis selleks on seletav sõnaraamat. Võõrpäritolu sõnadest saame aimu, kui sirvime võõrsõnade leksikoni. Ja see on see põlvede üleselt täiendatud rikkus, mida tuleks säilitada. Ja sõnaveebi kaudu nähtav EKI ühendsõnastik ei ole ju sisuliselt praegu midagi muud kui just see seletav sõnaraamat, mis kirjeldab ja seletab, mida ühe või teise sõnaga keeles on tehtud, kuidas neid sõnu on kasutatud. Ja õss eelkõige, aga ka need muud kirjakeele allikad ongi need, mis pakuvad kasutusnäiteid ja oluline on siin mu meelest rõhutada ka seda, mis sinisega esile tõstetud, et me ikka ei unustaks hääldust, sest sellest sõltub paljudel juhtudel vormimoodustus. Ja väga selge küsimus, retooriline küsimus ja vastus, kas Eesti Keele Instituudi juhtkonnal on voli ainukesena otsustada, et need õssi vaatamised on asjatud ja sõnaveeb asendab neid küllaldaselt. Ja kindel vastus ei ole. Ja see ei tähenda muidugi, nagu ka Krista seal sulgudes lõpuks on osutanud, et loomulikult võib ka õssis leiduda vigu, nii nagu mis tahes inimese kirjutatud, koostatud raamatus. Edasi Kadri Vider, kes on pikka aega töötanud keelekorpustega, neid luues ja neid uurides, esitab samasuunalise mõttekäigu, et on äärmiselt ebatõenäoline, et korrektse kirjakeele saaks tõenduspõhiselt tuletada lihtsalt laialdaste keeleandmete pealt, vaid pigem tuleks tõesti keelekasutajat harida, nii et ei arvataks, et eesti keeles on olemas ainult need sõnad, mis õssi on jõudnud ühelt poolt,
aga kindlasti ei tohiks välja jätta ei õssist ega sellest EKI ühendsõnastikust, mida me sõnaveebi kaudu näeme, sõnade, sõnavormide ja nende konstruktsioonide kasutussoovitusi, et osataks selgemini ja arusaadavamalt keelt kasutada ja mida tegelikult tahetakse leida ka sõnaveebi kaudu. Ja kõrvutuseks mõni näide minu enda aasta varasemast artiklist Sirbis, kus osundan Valter Taulit, kes on ainukesena siiamaani tervikliku keelekorraldusteooria loonud ja kes on öelnud, et keelekorralduse ülesandeks ei ole ette kirjutada norme või otsustada, mis on õiged, vaid püüda näidata ja tõendada, milliseid väljendeid tuleb eelistada. Et siis see soovitamise aspekt. Ja selles suhtes võib muidugi öelda, et senine keelekorraldus on olnud liiga õige kirjale suunatud. Kõneldud keel on ära ununenud peaaegu täiesti ja keelekorraldus mõtestatuna õige kirjana viib paratamatult mõtted selleni, et midagi on keeles õige ja midagi on vale. Aga pigem võiks mõelda natukene avaramalt, nagu siin Tauli sõnastuses, näidata ja tõendada, milliseid sõnu ja väljendeid tuleb eelistada. Ja kui vaadata, kuidas näiteks EKI teadmikkus on määratletud keelekorraldust, see ei ole küll väga selge seal, aga siiski on ilmne, et nad väidavad ühendsõnastiku koostajad vastuolus iseenda keelekorralduse määratlusega. Et kirjakeele normi aluseks saaks justkui olla tegelik keelekasutus ainult neis keelekorpustes, juhuslikult kogunenud keelekorpustes, statistiliselt levinuimana, avalduvana. Ja kahjuks ütlevad nad, et see on ainus keeleteaduslik lähenemine, mis ilmselt ei ole tõsi, see on keelestatistiline lähenemine, aga keeleteadus ei piirdu ju ainult keelestatistikaga. Nii et selleks, et kirjakeelt kavakindlalt arendada, tundub mulle, et tuleks ikkagi lähtuda Valter Tauli keelekorraldusteooriast, mis tema enda sõnade järgi, nagu ta selle 1968. aastal Uppsalas raamatuna avaldas, uurib metoodiliselt keelekorralduse eesmärke, printsiipe, meetodeid ja taktikat. Mulle tundub, et ainult see on see tee, kuidas keel saab olla korraldatuna avalikus ja ametlikus tarvituses ja üldse haritkeelena kogu ühiskonnale ühtmoodi mõistetav selge suhtlusvahend üle aegade. Ja see, mida olen ka juba varem sõnastanud, et see õige ja vale mõtlemine ei ole päris asjakohane. Selles mõttes võib ju öelda, et sõnaraamatu nimetus õigekeelsus, sõnaraamat on natuke eksitav. Võib-olla peaks olema hääkeelsus, sõnaraamat või midagi niisugust.
Aga on selge, nagu ka Aaviku tegevus on näidanud, et sihipäraselt välja töötatud soovitused ja ka keeleuuendid võivad rikastada tervet keelesüsteemi, kui mõtleme kas või i-ülivõrdele, i-mitmusele, samuti nendele mast ja maks-tarinditele, millest siin tänagi juttu on juba olnud. Ja just nii saaksid ka kõik keeletoimetajad, õpetajad ja teised asjatundjad mõistuspäraselt hooldada meie kõigi ühist avaliku suhtluse keelt. Ja mis nüüd asja teeb hoopis hulluks minu arvates on see, et nüüd selle aastanumbri sees veel peaks ilmuma uus õss, aga kui need õssi ja ühtlasi EKI ühendsõnastiku koostajad kirjutasid Sirbis artikli pealkirjaga "Mis on õssi sõna?", siis sealt ei selgunud muud kui see, et kõik sõnad, mida me näeme praegu sõna veebis EKI ühendsõnastiku sõnadena, kõik need on sama hästi kui uue õssi sõnad. Nii et siis tekib meil olukord, kus on just nagu üks ja sama sõnastik kahe pealkirjaga. Aga kui ei ole olemas õssi sõna, ei ole ka enam õssi ennast. Sest mis on üldse sõnaraamatu või sõnastiku koostamise eesmärk, et sinna tuleks valida teatav hulk sõnu sõnastiku otstarbe põhjal ja võimalikult kindlate teaduslikult põhjendatud kriteeriumide alusel. Aga kogu senine suhtlus, kirjutised õssi ja ühendsõnastiku koostajatelt näitavad, et tegelikult niisuguseid kindlaid kriteeriume ei olegi. Mis oleks siis lahendus? Lahendus oleks see, et keelekorraldust ei aetaks segi keelekirjeldusega, sest mida praegu Eesti Keele Instituudis tehakse, nad ütlevad, et keelekorraldus on kirjelduse põhine, keelekirjelduse põhine. Aga siin on juba ilmne vastuolu. Loomulikult on vaja keelt teaduslikult kirjeldada, seda teevad kõik keeleteadlased. Aga sinna ei saa panna võrdusmärki, et see võrdubki keelekorraldusega. Mõlemaga tuleks tegeleda teaduslikult, ilma neid omavahel sassi ajamata. Ja arvan ka, et olemasolevat teooriat ja süsteemi, nii nagu näiteks on Valter Tauli selle esitanud, ei tohiks niisama kergekäeliselt lammutada, vaid kui vaja, kui leitakse näiteks Tauli teoorias nõrku kohti, ebatäpsusi, siis võiks seda edasi arendada, aga mitte sellest loobuda. Ja umbes samal ajal, kui kirjutasin selle Sirbi artikli, siis kirjutasin ka Keeletoimetajate Liidu tellimusel artikli nende aastaraamatusse, mille pealkirjaks panin just äsja kirjeldatud põhjustel keelekorralduse ähmastamine. Sest millegi muuga meil siin paraku tegu ei ole, kui keelekorralduse pähe esitatakse meile keelekirjeldust. Olgu see keelekirjeldus ükskõik kui teaduslik. Ja muide ka Aavik on ju öelnud, et
keelekirjeldus ja keelekorraldus on kaks ise asja, et kui keeleteaduslikku kirjeldust võiks võrrelda botaanika-teadusega, siis keelekorraldust ja sealhulgas uuendust aedniku tööga. Need ei ole päris üks ja sama, kuigi iga aednik peab midagi teadma ka botaanikast, iga keelekorraldaja peab midagi teadma keeleteadusest, aga see ei tähenda, et need kaks on üks ja sama. Ja kui me vaatame praegu sõnaveebi, siis te näete seal niisuguseid rubriike, mille pealkiri mõni aasta tagasi oli Õss selgitab. Ja kui ma siis juhtisin mõnes artiklis tähelepanu sellele, et mingeid selgitusi seal ei ole, rääkimata sellest, et seni kehtiv 2018. aasta Õss midagi niisugust ei esita, siis hiljem on muutunud see Õss selgitab pealkirjaks Õss soovitab. Aga endiselt see seni kehtiv 2018. aasta Õss ei soovita midagi. Ja EKI ühendsõnastiku ja selle lähikuudel ilmuva Õssi koostajad kordavad mantrana sealsamas ühendsõnastikus sõnaveebi ekraanidel, et sõna tähendusi ei normita. Aga mis siis, kui ei normita? Ei peagi sõna tähendust normima, aga seda tuleks soovitada, nagu oleme siin mitme osunduse näitel juba tõdenud. Sõna vormistikku saab normida kirjakeeles, aga tähendusi ja ka lausestust saaks vabalt soovitada, kuidas on selgem, täpsem, paindlikum. Nii et kokkuvõtteks siis tuleks tagasi keeleuuenduse äärmiste võimaluste juurde, mida Aavik seal on kirjutanud. Et kui meil tahetakse rahvusena püsida, siis on paratamatu ja hädavajalik keelt arendada, rikastada, teha see nõtkemaks, peenejoonelisemaks, ka ilusamaks, et sellest saaks kohane ja väärikas riist ja vahend. Pange tähele, ta ütleb seal peaaegu suurte kultuurkeelte võrdne. Meie harid seltskonnale, meie kirjanikele ja teadlasile. Küllap see saaks olla ka päris võrdne, mitte peaaegu võrdne. Ja siin on ka üks paljudest Johannes Aaviku sõnastustest, miks keelt tuleks vaadata kui tööriista, kui vahendit. Et see on sama oluline nagu mänguriist ja selle häädus ning laad kunstnikule. Siin ilmselt lööb välja siis Aaviku viiuliharrastus ka mingil määral selles sõnastuses. Ja ta jätkab seal, et peame saama ja ära õppima keele rikka ja ilusa, millest me suurte kultuurrahvaste kõrval ei tarvitse häbeneda, vaid millest koguni võime uhked olla. Sest nagu öeldud, kõik keeled on omapärased, igal keelel on omi väärtusi, mida teistes keeltes ei ole, omi vorme, omi sõnu, mida teistes ei ole, ja oleks väga igav, kui kogu maailm oleks sunnitud ainult esperantos suhtlema. Nii et keele väärtusi tõstes igal juhul tõstetakse ka rahvuse elujõudu ja vastupidavust
võitluses olemasolu eest. Ja selle Aaviku lõpusõnaga siia veel mõned allikad, millele siin oma ettekandes osundasin. Aitäh kuulamast! Aitäh! Ma ei hakanud Peepu siin nende siltidega segama, sellepärast me oleme endiselt ajakavas. Aga kas nüüd on Peepule küsimusi? Jaa. Te rääkisite sellisest passiivsest ja ükskõiksest hoiakust keelekorralduses, et ma tahaksin küsida, miks teie arvates on see hoiak nii laialt levinud tänapäeval? Kui ma vaid teaksin, miks on, et ilmselt on siin palju niisugust pealiskaudsust, minnalaskmist, mõtteviisi, aga kõik ju räägivad nii, aga nii ju kirjutatakse. Et tõenäoliselt on see midagi sellega seoses. Mul on üks küsimus, et kas on loodud sõna sellele toimingule, kui sa viskad tuha merre? Inimene tuhastatakse, sest tuhk visatakse merre, mida nüüd tehakse. No mitte ainult merre, võib-olla kuhugi parki või tamme alla. Kas selleks on olemas mingi ilus poeetiline sõna? Ei oska kahjuks mina praegu öelda, ei tule selle peale, aga võib-olla kuskil keegi on tarvitanud, aga me ei ole üles leidnud seda veel. Võib-olla siin sobib üles kutsuda kõiki niisugust sõna välja mõtlema. Tuhastamine on Eestis suhteliselt uus nähtus. Võib-olla peaks pöörduma näiteks Rootsi eestlaste poole, ehk neil on aastakümnetega midagi välja tulnud juba. Aga praegu küll momendil ei tule ühtegi sõna ette. Ma nüüd täienduseks Peebu jutule, millega ma väga nõus olen, lisan, et ühendsõnastik ja õs tekitavad emakeeleõpetajale tõesti peavalu, sest kui mõnda keelendit parandada, siis tuleb õpilane või tema vihane ema või isa ja ütleb, et aga me ühendsõnastikust vaatasime ja seal on kõik lubatud. Nii et praegu on küll selline olukord, kus tavaline keelekasutaja, kes ei tea täpselt, mis on õs ja mis on ühendsõnastik, on segaduses, mida kasutada ja mida mitte. Paar nädalat tagasi oli siis üks AMPS, millega Eesti Keele Instituut korraldas, ja nüüd järgmine on oktoobris, et seal tutvustatakse uut õigekeelset sõnaraamatut, mis hakkab kehtima 1. jaanuarist 2026. Nii et vaatame, mis seal on, aga tõepoolest, nagu siin Peebu slaididel oli, et tuleks teha ikkagi vahet, mis on norm ja mis on soovitus ja mis on üldse õigekeelsus sõnaraamatu funktsioon. Ja on teada, et kui on polüfunktsionaalseid paljude mitmete ülesannetega sõnastikke, siis nende kasutegur on üsna väike. Ma lisaksin
kommentaari võib-olla, et mina ei kujuta hästi ette, et keel võiks olla kogu ühiskonnale üheselt mõistetav, sellepärast et keeles ongi erinevad tasandid ja erinevad registrid ja see minu arust teeb keele ainult rikkamaks. Kui ma mõtlen selle peale, et eesti keeles on asi niigi lihtne, et on ainult üks kirjakeel olemas, näiteks vanas Kreekas oli olemas 4 kirjakeelt, tänapäeva Norras on ka 2 kirjakeelt, et kas see kõik peab olema nii ühene? Ja võib-olla ma lisaksin see veel juurde, et ma olen tõlkijana koostööd teinud väga heade keeletoimetajatega ja üldiselt ega nad neid Aaviku uuendusi sageli väga hea meelega vastu ei võta. Näiteks Max Tarindit keeletoimetajad ei armasta eriti, samuti paljusid Aaviku sõnu ei võta nad omaks. Nii et võib-olla ei saa ikkagi ühtselt normeerida keelt. No minu mõte ei olnud kindlasti mitte selles, et ärgu eesti keeles olgu mingit varieeruvust ega eriregistreid, vaid mõte oli ikkagi sellest ühiskirjakeelest, mis peaks olema arusaadav ühtviisi kõikidele olenemata erialast ja olenemata põlvkonnast ja olenemata sellest, millist slängi nad oma ringkonnis harrastavad, mis võib olla väga tore ja vahva, et ega neid ei pea välja juurima keelest. Aga lihtsalt, et kirjakeeles võiks olla, haritkeeles võiks olla üks niisugune tuumosa, kus oleks võimalikult vähe hajusust. Mina annaksin sõna korraks veel Johannes Aavikule endale, kuna olen esmaspäeval minemas Tallinna Kirjanduskeskusesse taskuringhäälingut tegema Vilde 160, Aavik 145 ja rehitsesin seetõttu Aaviku ideepet ja leidsin mõtte, mis minule küll väga meeldib, võib-olla seda on mingil määral teostatud, keegi oskab kommenteerida, kuid tema mõte oli kirjanike sõnavara sõnastikud. Ja ma osundan. Selleks võiks eesti keele õpetajaile olla, olen seda juba aastate eest mõtelnud, eriti mingi leksikaalne töö, mingist raamatust sääl esinevi sõnade ja fraseologismide või ka muude keelendite välja kirjutamine ja kartoteegi tegemine. Seda võiks teha mingist üksikost teosest või kogu kirjaniku toodangost või mingi ajalehe aastakäiguks. Siin ta nimetab piiblit, aga ta jõuab selleni, et nii võiks teha uurimuse Masingu, Kreutzwaldi, Janseni, Koidula, nimetab ka Vildet, Peterson, Särgava, kuni uusimajani paljudest tõlketeosteks. Ja olen siin selle paksu kirja pannud, siis koguneks meil suurepärane sõnavara arhiiv ja meie kirjakeele arenemiskäigu uurimine oleks pärast kerge rikkalike valmis materiaalide põhjal. Ja ta jätkab ka, keegi võiks kõik Vilde teosed võtta, juba üksi Mahtra sõda oleks huvitav sõnavaraliselt sedeldada. Nii palju huvitavat ja mõnusat tööd oleks Eesti filoloogidel ja igal keelehuvilisel, aga nad ei tee midagi selles suunas, nad lasevad oma leisutunnid niisama kaotsi minna või raiskavad need tühjeks vaimuväsitavaiks lõbostusiks, sulgudes bridž, male ja pummeldused. Nii et selline üleskutse, ma isiklikult väga heal meelel tutvuksin August Mälgu või Vilde või tõesti hea meelega loeksin nende sõnastikke või selliseid sõnavara kogumikke ja väga heal meelel õpetajana kasutaksin. Aitäh! Mulle tundub, et vist on isegi tehtud niisugune ühe kirjaniku sõnastik, aga ma ei suuda praegu meenutada, kes see kirjanik oli, kelle sõnastik on tehtud. Peaks olema. Mina saan aru sellest, mida Peep ka rääkis, on see, et
allkeeled on kindlasti lubatud, neid ei keela keegi. Aga küsimus on selles, et millises kontekstis ja millises situatsioonis üht või teist allkeelt kasutada. Ja kirjakeel on ikka selleks seatud, et kõik saaksid tekstist ühtemoodi aru. Nii et need, kes väidavad, et ahaa, et nüüd keele puhtuse eest võitlejad, need on allkeelte vastu, ei ole. Ainult, et allkeeli ei tohi sassi ajada. Igal allkeelel on oma funktsioon kindlas kontekstis ja situatsioonis. Täpselt nii. Ja ma tahtsin öelda, ma samuti väga nõustun selle mõttega, et meil on ju oma kirjakeeles piisavalt palju paralleelvorme ja täissünonüüme, et meil ei ole vaja hakata väärkeeleneid sellepärast keelekasutusse lubama, et tegelikult ongi ju see tõssi poole pöörduvad need, kellel on vaja teada, kuidas täpselt õigesti väljenduda, täpselt, et kõik saaksid ühtmoodi tekstist aru. Mina tänan selle fraasi eest, mõistuspärane hooldamine. Ja see tekitas mul seose just kooliga. Koolimure on kõlanud ka täna siin üsna palju ja seoses nüüd eestikeelse õppega, aga ka sellega, kui paljudest erinevatest kodustest keeltest lapsi kooli tuleb, kui vähe tegelikult ka meie endi lapsed teavad neid sõnu, mis muinasjuttudest tulevad, siis minu meelest just õppekirjanduse puhul peaks see mõistuspärase hooldamise asi üsna selgeks räägitama, et kus kohas on selle ainekeele ja suhtluskeele piirid, millal ikkagi see peaks sisse tulema ja kui täpselt me sõnu kasutame, kas veresooned juhivad verd või on juhtimine hoopis midagi muud näiteks. Aitäh. Jah, see on väga vajalik ja mõnel määral sellega juba ju tegeletakse, et siin meie ülikooliski Merilin Aruvee kaitses doktoritöö sel teemal ja õpetab nüüd ka muu hulgas minu teada seda, kuidas lõimitud keele ja aineõpe võiks toimida ja paremini keeletarvitust edendada. Selle taga on see mõte et mis tahes aineõpetaja oskaks niivõrd hästi ja selget keelt kasutada, et sellest oleks tõesti midagi õppida. Aga praegu see paraku alati ei ole niimoodi. Ma mõtlesin tegelikult õppekirjanduse peale. Jah, ka õppekirjandus loomulikult, jah, aga need on nagu ühe asja kaks poolt, et õppekirjandus oleks niisugune ja et siis ka igas aines osataks seda tõesti rakendada mõistuspäraselt. Mul on tunne, et me oleme jõudnud aruteluni. Just mul ka. Kas on veel tänase päeva teema ja ettekanneta? Jah, Sirje. Mind ikka huvitab see, et kas te olete käinud mõnes tunnis, kus eesti keeles teeb tundi inimene, kes eesti keelt ei oska? Tähendab, ma ei tea, kas ma väljendasin ennast õigesti. Tähendab, kuidas on nüüd äkki võimalik, et kõik meie koolid on eestikeelsed, kui meil ei ole eestikeelseid õpetajaid? Sel mõte on selles. Ja sest praegu mulle öeldi, et ülikool läks 1. detsembril 1919 paugu peal eestikeelseks. Ma ei tea, kuidas see täpselt võimalik oli. Võib-olla tõesti oli. No küllap ta ikka läks algul üle kivide ja kändude, et oli seal nii saksa kui vene keelt alguses
sees, aga eks see on ülemineku aegadel mõneti paratamatu, et kohe ei saa. Sellepärast, et tollal oli Tartu Ülikoolis palju välisõppejõude ja no tudengeid tuli ka. Tänu sellele Aavik saigi ülikooli lektoriks. Sellepärast, et Veski hakkas tegelema minu teada hoopis nende muukeelsete õppejõutudega ja Veskile või Aavikule jäi siis praktilise eesti keele õpetamine eestlastele. Aga siis see teine lektori koht kaotati jälle ära ja Aavik oli plaksti ilma töökohata. Niimoodi ma vist olen kusagilt lugenud. Aga mis puudutab seda, et muukeelse emakeelega õpetaja annab tunde, siis näiteks meil Õismäel on 3 venelannast õpetajat, kes ei õpeta vene keelt, vaid üks õpetab füüsikat, teine matemaatikat. Aga samas võib tõesti mõnes koolis olla niimoodi, et ta harjutab kodus enne peegli ees eesti keelt, kui ta järgmisel päeval tundi läheb, nii et see olukord on väga erinev. Ja mis seal salata, vene koolides nendes ainetundides on siiski kakskeelne õpe, et õpetaja võib-olla nimetab termineid eesti keeles, aga kogu muu suhtlus käib ikka vene keeles. Et see on vist praegune tegelikkus. Nii kui rohkem praegu ei ole küsimusi, sõnavõtusoove, siis veel kord suur tänu kõigile, kes vaeva nägid. On veel. Silvi Nemmals olen mina. Ja ma juba mitu aastat tagasi tulin ühe sõna peale ja mõtlesin nüüd täna, et Aaviku konverentsil oleks siis õige aeg see sõna välja öelda. Võib-olla ka tahvli peale kirjutada, võib-olla, aga siia vist ei saa otse kirjutada. Ise olen sporti teinud, jooksnud ja suusatanud ja hüpanud ja kepikõnni harrastamiseni ei ole ma siiamaale veel jõudnud, aga võib-olla selle sõna peale juba on keegi kusagil tulnud, aga ma soovitaksin kasutada sõna keplema. Ma lähen keplema, ma käisin keplemas. Mida arvate? Ja eeskuju sõna oleks ju lihtsalt hüplema. Lapsed läksid porilompi rõõmsalt hüplema. Vanaema läks keplema. Lühem ja lihtsam ja rütmikam minu meelest. Selle asemel, et öelda, ma lähen kepikõndi tegema. Nii vist öeldakse. Ja nüüd on tore, et päris palju kuulajaid, nii et lobisege siis edasi keplejatele, pakkuge keplejatele lühemat sõna. Aitäh! Suur tänu tänastele ettekande tegijatele. Ilma teieta ei oleks meil konverentsi, nii et saate ise vaadata ja kaasmõtlejatele, kaasvõitlejatele soovitada, kui vajalikuks ja väärtuslikuks peate. Aitäh ka kõigile kuulajatele.